Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Neid kõiki armastan ja iga päev neist ühte ma külastan. Ikka Eva esmaspäev, Terese teisipäev, Karoliina kolmapäev, Anette neljapäev ja reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Ikka reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Suren ma, mind võtvad leinata, mu haual käivad nad ja lilli panevad. Ikka Eva esmaspäev, Terese teisipäev, Karoliina kolmapäev, Anette neljapäev ja reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Ikka reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Tõusen ma, lähen taeva elama, mul ikka pruudid ees, ma jälle võidumees. Ikka Eva esmaspäev, Terese teisipäev, Karoliina kolmapäev, Anette neljapäev ja reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Ikka reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Uudiseid koduvabariigist. Tere, on laupäev, keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Kuku suvises otsestuudios on Eesti asjade üle arutlemas Marek Strandberg, Ignar Fjuk ja Ainar Ruussaar. Kurlist ringi kõlanud 7 pruuti on ülekantud tähenduses mõneti tabav. Laias laastus ongi valijatel praegu 7 pruuti. Vähemalt need, kes on rohkem või vähem poliitikas tegevad. Valitsuses on pruute 2, Reformierakond ja Eesti 200, parlamendi opositsioonis on pruute 4, Isamaa, EKRE, Keskerakond ja sotsid, üks tõsiselt võetav pruut veel suures poliitikas ei ole, kuid aktiivne ja populaarne, erakond Parempoolsed, niisiis 7 pruuti ja igaks nädalapäevaks mõni, kui tahetakse. Pruudid tahavad meeldida, aga alati see ei õnnestu. Tallinna võimunagelused muutusid kiiresti võimutüliks, viisid veidi üle aasta pealinna valitsenud koalitsiooni lagunemiseni ja vaata imet, panid valitsuspartei juhi ja peaministri isegi ametlikult vabandama. Reformierakonna esimese peaminister Kristen Michal siis vabandas tema erakonna Tallinnas korraldatud poliitiliste segaduste pärast, tunnistas, et Tallinnas ei saanud tema juhitud partei poliitikaga hästi hakkama. Toon ühe tsitaadi ka peaministrilt. Kui sul on kriis maailmavaates erakonnas ja kui sul on valida konkreetsete lubaduste, asjade, väärtuste vahel, siis tuleb valida väärtused. Väga tõsine väide. Loomulikult tuleb valida väärtused. Neid tuleb valida kogu aeg. Kogu aeg peab olema mingi plaan. Ei mitte mingi deklareeritud pikk plaan, vaid väga selge arusaam, et mis siis nagu majandust kasvatab või ei kasvata. Mitte selline eklektiline hüplemine, millega on ju mitte ainult Reformierakond, vaid kõik erakonnad Eestis ju igati silma paistnud just nimelt selle tõttu, et neil on kuklas trummeldamas üks asi, et mida peaks küll rääkima selleks, et valijatele meeldida. Mis asi see küll olla võiks, et need valimiskasti juures või digitaalselt minu poolt hääle annaksid. Ja see nii-öelda vastuolu või selline dissonantne käitumine, vastuoluline käitumine ongi peamine asi, mis kõik asjad untsu keerab. No ütleme, ega see dünaamika on ju põhimõtteliselt lihtne, et
Kristen Michalil on samasuguse dünaamikaga ju konflikt olnud ka varem, kui ta pidi TV3 saates ilmuma Valges kampsunis ja klattima siis seda toonase erakonnakaaslase, kes sealt välja heideti, Silver Meikari esitatud väiteid selle kohta, mida Michal ja paljud teised Reformierakonnas sularahaga tegid. Nüüd on uus olukord, ma ei tea, kas nii-öelda sarnasus tähendab seda, et ka Pärtel-Peeter Pere peab nii-öelda Reformierakonna tolmuriietelt maha püskima ja uut otsima minema. Miks sa nii arvad? Ei, aga tema on ju olnud see inimene, kes on kogu aeg nagu erineval moel, kui te vaatate seda ajalugu, siis tegemist on ju bensiinitünni juures tikkude ja tulemasina ja tulekivi ja raudhaamriga mänginud tegelasega, kellel lõpuks õnnestus ju tegelikult see Tallinna konflikt sinnamaani vinna, et viia, et see bensiinitünn läks põlema. Selle peale ju kõik need vabandamised, mis ei ole tegelikult vabandamised ju sündinud on. Plaani pole, kellelgi ei ole plaani. Selle bensiinitünni põlema panemisele aitasid ikka teised Kõik aitavad kaasa, lihtsalt üks tegelane on alati, kui enam kedagi ei ole platsi peal, siis ikka kusagilt nurga tagant tuleb Pärtel-Peeter Pere, võtab taskust mingi asja, mis võib sädet tekitada ja läheb jälle ämbri juurde, kus bensiini sees on ja vaatab, et ei tea, kas sellega nüüd läheb põlema või ei lähe. No läkski. Ja nüüd ongi küsimus selles, et praegu on kõik loomulikult hästi viisakad ja tagasihoidlikud, aga mingil hetkel ju öeldakse, et Pere, kuule, sina ju tegid seda. No ärme nüüd ainult isikutest räägi, küll tõi välja saatejuht, et vähemalt peaministrina on olulised väärtused ja kindlasti on väärtused see põhi või vundament, millele rajada igasugust poliitikat, kuid peab olema ka üks teine komponent ehk usutavus sellest, et poliitikud ja erakonnad tegelevad avaliku huvi teenistuses. Ja kõik see, mis me nüüd oleme siin viimastel aegadel Tallinnast näinud, kus siis avalik huvi on ju asjade sisu, mitte see, kes võimu teostab ilma seda sisu menüüd avamata, on ju näinud, et sisuga ei tegelda. Ja kindlasti on sellel mõju kõik, mis on toimunud nii Reformierakonna kui ka sotsiaaldemokraatia ja Keskerakonna reitingutele, kuid veel suurem tähendus kõigel sellel, mis on juhtunud, ma arvan, on üldisele usaldusele poliitika ja poliitikute vastu riigis tervikuna. Ja me näeme seda nii-öelda usalduskriisi süvenemist, üldist võõrandumist ka oma riigist väga sageli, kui me jälgime nii-öelda sotsiaalmeedia neid klikke või klippe, siis üha rohkem inimesed nagu ületavad selle piiri, kus nad ütlevad ka midagi sellist, mida on seostatav, et ma nüüd ei taha, et minu riik on selline, ma pööran talle äkki selja, mis on väga ohtlik ja mis on eriti tänaste kriiside kontekstis täiesti lubamatu. Ja nüüd võikski küsida, et kas see, mis Tallinnas juhtus, on üksnes nii-öelda Reformierakonna mingisugune ebaõnnestunud poliitiline tegevus või on sellel nii-öelda võimalik näha, et sarnast poliitikat ja sarnast juurteta ja vundamendita poliitikat ajavad kõik Eesti erakonnad. Et see ei ole mitte ainult Reformierakonna kriis, kuhu ta nüüd üle aastate on langenud, vaid et see on tulem sellest nii-öelda meie poliitika professionaliseerumisest, mis sisuliselt tähendab teatud suntistumist, kapseldumist, teatud suletust uutele tulijatele ehk broileri farmist kuni krematooriumi ahjuni. Sa korra sinna satud, sageli ilma kõrgema hariduseta, keskhariduseta ja lõpetad ministri toolil või siis põlatuna, nii nagu ühes kontekstis viimase Tallinna sündmuste puhul on öeldud, et poliitiline laip kanti välja. No jaa, aga see poliitika ongi professionaliseerunud. Üha rohkem ja rohkem on neid inimesi, kes tõepoolest 20 aastat tagasi aktiivselt sukeldusid poliitikas ja ongi olnud poliitikas kogu selle aja, et see on ilmselt paratamatu nähtus ja võimalik, et selles ei olegi üldse mitte midagi halba. Tõmmakem siin väikest vahet, et professionaalsus antud hetkel aina rohkem ja rohkem avaldub ju milles. Avaldub arusaadavalt selles, et selle töö eest ollakse valmis palka saama,
tahetakse palka saada ja võimalikult suurt palka saada, noh see viitab nagu, et sul on amet. Nüüd professionaalsus, noh kui püüda aru saada, et see peaks ju tuginema mingil teadmisel. Noh, et ma olen professionaal, arst on mingis valdkonnas professionaal, ta saab küll ka palka, ka kõrget palka, aga ta ikkagi valdab mingit kunsti selle kohta, kuidas inimene toimib ja kuidas seda toimimist ühes või teises suunas nihutada, pigem tervise suunas. Ja nüüd see poliitikute professionaalsus, millest ma ka alustasin pisitasa, ongi ju selles, et pole enam kontseptsioone, pole enam lugusid, ei ole ei muinasjutte, ei pärisjutte, ei arvutust, ei teadmist selle kohta, miks ühiskonnas midagi toimub. Noh, kas või see sama asi, et tänasel hetkel ju kõikide nende maksutõusude vastu on tohutult allkirju kogutud rekordiliselt palju. Mis tähendabki seda, et mingil moel on kogu see lugu sellest, kuidas me peame makse tõstma, selleks, et majandus edeneks, ju liiva jooksnud kontseptsioon. Seda veel erakonna poolt, kelle puhul on ju a priori teadmine selle kohta, et kui tahta majandust käima panna, siis tuleb majanduse eest kõik takistused ära korjata, mis laseksid võimalikult vabalt majandusel edeneda. Ehk et sellist vastuolu on ju kõikjal ja nii muutuvadki parempoolsed natukene sotsialistideks ja kõik võimalikud muud segadused ka. Ja ei tea, kust tulevad mingid väited, mida genereerivad ju tavaliselt mingid suhtekorraldajad või PR-asjatundjad muul moel. Ja siis selliste imelike lausete ja väidete ja loosungitega püütakse ühiskonda juhtida ja arusaadavalt inimeste enda tunnetus selle kohta, mis on ühiskonnale hea, on hoopis midagi muud. Ja see professionaalsus just selles võtmes, nagu sa nüüd, Marek, välja tõid, et see eeldab haritust ja kogemust, aga ka ausas ja avatud konkurentsis erakonna sees karastumist ja tõusmist ja edutamist, et see ei ole lihtsalt turnimine karjääriredelil või siis kellegile nii-öelda erakonna sees kummarduste tegemine, et seeläbi omada mingit sotsiaalset ID-kaarti, et seeläbi tõusta. Aga selle nii-öelda professionaliseerumise kõrval on veel üks element, mida sageli ka nii-öelda kriitikud kasutavad, et vaadake, poliitika on nagu iga teine ettevõtlus, et see ongi selles mõttes ettevõtlus, et sa pead seadma eesmärgi selle nimel tegutseda. Aga poliitika on avaliku huvi teenistuses ja nüüd lähebki see ettevõtluse paralleel konflikti selle sisuga, et nad unustavad ära selle avaliku huvi, vaid nad tegutsevadki nagu poliitikas nagu ettevõtjad ja erahuvi. Ma ei kujuta ette eraettevõtjad, kes ei tegutseks erahuvides. No jaa, aga on ikkagi üks sarnane asi, kui ettevõtja soovib saada kasumit. Ja peab normaalseks, et kasumi marginaal võiks olla ikkagi kuskil seal vähemalt 10%, parem on kui üle selle. Siis poliitika ja poliitiliste parteide kasum on midagi ole teha, öelgu nad, mida tahavad, valimistulemus eelkõige, aga ka selle vahepeal reitingud ja Reformierakonna reiting tekitab neis ikkagi, mitte ei tekita, on juba kõvasti tekitanud neis ikkagi paanikat. Kui see on erinevate küsitluste järgi 10–12% ehk siis sama, mis on sotsidel, see on siis üleriigiliselt ja Tallinnas on veel rohkem kukkunud. Viimati oli muide Reformierakonnal selline toetus aastal 95, siis kui partei loodi, ta ei olnud ennast veel tõestanud. Ja neid näiteid on teisi, kes ole Keskerakonna toetus langes ka eelmisel kevadel korraks päris kõvasti, aga on taastunud. Nii et tegelikult Reformierakonna paanikat ja sealseid sisevastuolusid võib ka täiesti mõista. Reformierakond on üks neid erakondi, kus on ilmselt pikka aega olnud päris usklik valija ja päris usklik toetaja, usklik selle sõna kõige paremas mõttes, ehk siis kes toetab maailmavaadet, on toetanud parempoolset mõtteviisi, mida Reformierakond propageerib ja millest mina olen nõus kõigi nende kommentaatoritega, kes on öelnud, millest nüüd, vabandust väga, Reformierakond on ikkagi mitte sammu, vaid mitu tagasi astunud. Mitte ainult eraettevõtluses, kui ikkagi ettevõtet tabab selline langus, nagu praegu näiteks Reformierakonda, siis seal nõukogu kutsub juhtkonna tagasi, vähemalt juhi ja püüab asja nii-öelda uuesti õigele rajale viia. Ja muide, sama on ka avalikus sektoris, näiteks me teame näiteid Saksamaalt
Suurbritanniast, kust iganes praegu viimastel aastatel sel sajandil, kus kui valitsusjuht näeb, et tema erakonna toetus langeb üle nii-öelda mingisuguse kriitilise, enesestmõistetavalt loomuliku piiri, siis ta kas kutsub esile erakorralised valimised, astub tagasi, astub erakonna juhi kohalt tagasi, aga meil midagi sellist ei juhtu. See, et täna toetab valitsust vähem või circa 6% Eesti kodanikest, see on ju selline arv, mida ma ei oskaks kuskilt mujalt tuua, mida oleks sallitud mujal maailmas. Koalitsiooni toetus, ütlen siia vahele, koalitsiooni toetus on praegu 15%. No see ongi 6%, vähem kui 6%. See alla 6%. No siin tulebki Aivar ütlesid väga õigesti, et tegelikult on see valdavalt pigem usu küsimus ja meil ei maksa võrrelda erakondi ettevõtetega, vaid pigem ikkagi mingite religioossete suundumustega ja vooludega, kus tõepoolest on usk selles, et kas inimestel on usku või ei ole ja usu ülalpidamiseks on vaja erinevaid rituaale ja mida kõike veel, aga kui vaadata avalikke toiminguid ja sõnumeid, mis tuleb, siis asjaolu, et peaminister vabandas, on juba ju, kui püüda veidikegi vaadata nende kõnede ja sõnumite sisse, mida üks või teine Reformierakonna liige siis on öelnud, siis on juba ka peaministri hauakaevajad vaikselt välja tulnud ja kaevavad väikseid augukesiga, et äkki saab peaministri sinna sisse lükata ja loomulikult see on täiesti paratamatu, et kuna tegemist on niisuguse, ütleme, pulbitseva usupõhise organisatsiooniga, siis loomulikult igaüks üritab sellest... See asi on pulbitsev, usupõhine organisatsioon. Sükene vahtu tekitav, selline pikka aega on ta niisugune rahulik, supp ei kee üldse, siis keegi viskab sinna sisse mingisuguse kartuli ja siis hakkab keema ja mis siis pliidi peale läraktab, on ise küsimus, aga see täpselt praegu toimub ja kuulake neid, üks inimene ütleb, et vaat, et Reformierakond ei tohiks teha seda, teist või kolmandat ja kõik need sõnumid liiguvad, ja sellest võib loomulikult aru saada, et ega seal sees praegu midagi väga meeldivat ei ole, kuna kohalike omavalitsuste valimised on tulemas, populaarsus sellel erakonnal kukub igal pool, kõik, kes on kohalikes omavalitsustes, sealhulgas ka näiteks Tartus, eks ole, Reformierakonna poolt võimul, neil on ka hirm, nad oponeerivad juba Tallinnas toimuvaga päris tõsiselt, nii et selline huvitav toiming on, aga ütleme niimoodi, see ongi tavaline erakonna elu, sellest avalikus huvis tehtavast tööst, on järgi jäänud tänases nõndanimetatud palka saavate erakonna ametnike ja isikute kontekstis aina vähem ja vähem. Väga raske on tõepoolest Ignar suga nõus olles leida seda momenti, kus tõepoolest keegi eraettevõtjale tavatul moel, eks ole, mille tõttu me ei saagi seda võrrelda eraettevõttega erakonda, natukenegi räägiks mingist ühishuvist, seda juttu enam ei ole. On tulnud mingi ebamäärane jutt väärtustest, mis pagana väärtustest, väärtused on, ma ei tea, mis asjad need väärtused on, millest peaminister rääkis. Omamoodi väärtus on ikkagi ka see, et tegelikult ega peaministrit vähemalt meie riigis lähiajaloos nüüd ülemäära palju vabandust ei ole palunud ja see, et Kristen Michal sõna otse mõttes vabandas. Aga kelle eest ta vabandas või mis vabandus? Vabandas kõigi valijate ja kõigi inimeste eest, kellele Tallinnas tehtu on tekitanud segadust. Muide, ega poliitikud, ma tahan rihtida sellele, et ega peaministrid ja tipp-poliitikud ei ole väga tihti Eestis vabandanud. Mulle esimesena loomulikult meile kõigile ilmselt meenub Mart Laar, kes ka viidi vabanduseni 2 aastat pärast juhtunud 99, kui nad tulistasid Edgar Savisaare pildi pihta. Jüri Ratas vabandas toidu alla ja toidu peale kogu aeg, kõige eest. Ei, ta põhiliselt vabandas EKRE eest, aga ma tahaks ikkagi seda väärtuste teemal öelda, et mis puudutab eraettevõtjaid, siis nüüd ju viimastel nädalatel ilmnes, et Sõõrumast on soovitud teha või tehti vähemalt mõneks ajaks Reformierakonna linnapea kandidaat Tallinnas ja need avaldused ja sõnavõtud, mida Sõõrumaa tegi, need ikkagi väljendasid seda, et ta mõistab ka, olles väga hea ettevõtja ja edukas,
ka avalike huvidega seotud teemasid. Ta oli isegi rohkem nende eest eeskõneleja kui mitmed poliitikud, kes teda sinna kutsusid. See on nagu ühelt poolt. Ja teiselt poolt, mis puudutab väärtusi, siis ühed väärtused on nii-öelda üldiselt omased kõigile eestlastele, kes tahavad oma riiki säilitada, kes selle nimel näevad vaeva ja muretsevad. Aga väärtused, ma arvan, selles saates kõlavad rohkem erakonna kontekstis, et Reformierakonna väärtused seoses selle kohatasu toimimisega nii igas mõttes, ka selles sisulises küljes, on täiesti vastuolus Reformierakonna vaate, poliitika ja väärtustega. Ja see ongi see, et erakonna toetus langeb mitte üldiselt, vaid ka väga paljud tema tulihingelised toetajad ei saa aru, mis juhtub. Ja nii-öelda arvestus sellele, et läbi kohatasu on võimalik erakonna toetust kohalikeks valimisteks kuidagi tõsta, on minu meelest täiesti vale arvestus. Me tuletan meelde, et sel sügisel esmakordselt valimiskastide juurde astuvad ka 16-aastased noored ja me mäletame ja teame nii enda käest kui ükskõik kust maailmas, et noortel on väärtuspõhisus kõige olulisem. Nad ei ole kunagi nii-öelda sellised libekeelsed või kompromissialtid, pigem vastupidi. Ja kujutage nüüd ette, Reformierakond, kelle nii-öelda programmiline põhi on Eesti kodaniku manifest, mis räägib vabast ettevõtjast, vabast Eesti kodanikest, nüüd kogu aeg tegeleb ainult maksude tõusu, igasuguste toetustega, et see ei lähe ja selles suhtes see on läbinisti vale arvestus, mis seni on erakond teinud. No aga Tallinnas on ikkagi veel üks väga tubli tegija valitsusliidus, praeguses Tallinna koalitsioonis Eesti 200, kes ei toetanud siis lasteaiatasu lõpetamist pealinnas. Ehk siis küsimus on nüüd selles, et mis sellest järele jäänud Tallinna võimuliidust üldsegi saab ja ma arvan, et mitte midagi ei saa. Ma jagan nende inimeste arvamust, kes ütlevad, et mulle ei meeldi see sõna, aga ma kasutan seda, tiksuvad vaikselt valimisteni. Seda enam, et tegelikult kui vaadata volikogu ja Tallinnas toimuvad, siis mingi suur poliitika volikogu istungid üle 2 nädala ja nii edasi hakkavad pihta alles septembrikuus ja siis on valimisteni tõepoolest 6 aega, mil tegelikult ilmselt koalitsioon tiksubki edasi, nii et see on paratamatu. Aga mis mind õudselt huvitab ja millest me ilmselt saame rääkida siin saates veel poole aasta pärast edasi, et kui kohalikud valimised on ära toimunud ja Reformierakonna reiting suurt toetuse tõusu ei näita, nagu seda on teinud Keskerakond, kes oli ka madalseisus, siis huvitav, kas Reformierakond võiks hakata toetama eelkõige EKRE juhitud ideed erakorralistest parlamendivalimistest? Seda ei oska keegi ette ennustada selles mõttes, et need psühholoogilised ilmingud, mida me tänasel hetkel ju näeme, need on tõepoolest väga huvitavad ja kui vaadata Eesti 200, siis ega nendegi motivatsioon on ju paista suuremana selle tõttu, et tekitada kellelegi pigem ebamugavusi. Jah, aga üks asi jäi ikkagi ka silma sellest, mida ütles Kristen Michal ja ta kordas seda korduvalt, et Keskerakonnaga ja EKRE-ga pidades siis silmas eelkõige vahepeal siin Tallinnas toimunud mingid ääriveeri läbirääkimisi. Keskerakonna ja EKRE-ga Reformierakond koostöö ei tee. Jätke see palun meelde, see on taas üks asi, mida võib-olla tasub meenutada pärast parlamendivalimisi, kas neid või siis nendele järgnevaid, et kes kellega valitsust moodustab. Michal on öelnud, Reformierakond ei lähe valitsusse kunagi EKRE ja Keskerakonnaga, aga teeme siin pausi.